täna jälle väikse sissekandepäevikusse. Täna me lähme siis külla teisele sõitjale. Martin on nimi. Meil on talle üks special delivery. Tal on mootor alles laiali. Siis viime talle viimased mootorijupid siit, mis käisid töös tegemised. Ja vaatame üleüldiselt, kuidas tal läheb seal. Lenksukottide testimine käib ka samal ajal. Sai võetud natuke soojemad, aga linna vahel on natuke alt sõita. Teisele peab ikka tulevad kaasa. Olemegi jõudnud motoklubisse Pikne, kus Martin oma siklit ehitab. Tšau! Tšau! Martin ei ennast jällegi või? Ei. Pidi tulema? Siis ta ilmselt mingi hetk jõuab. Tšau! Anname üle siis tähtsa paki ka, et saaks mootori lõpuni kokku panna. Ilusad siledad. Tundub küll. Mees tegi kõva töö ära, kõik kaaned olid jumala erinevad. Just, et ei saanud ütles, et ei saanud maha ka võtta, just, et ta mõõtis lõpuks põlemiskambri sügavuse ära ja tegi kõigil nii, et oleks paari kaupa, et põlemiskamber oleks ühesugune. Mingisugune mosaik on kokku pandud. No nii, nime ma just juba ennem mainisin, on Martin. Tema kohta ma ütlen nii palju ära, siis tema oli esimene, kes selle asjaga või mõttega kaasa tuli. Tema ütles kohe, et davai, teeme ära. Martin räägib 2 sõna endast ja siis hakkame vaatama, kuidas tal ettevalmistused sikliga ja varustusega lähevad. Tere, nimi on mainitud, läheb hästi ja mis ma enda kohta oskan öelda, ma arvan, et natukene on sarnasust sõber Jürgeniga, et imenikud asjad meeldivad. Ma arvan, et ma olen üks viimased, kellel on ratas veel nii laiali, nagu ta praegu mul siin on, et aitäh Jürgen, et lõpuks kaaned kohale tõid. Rattast endast rääkides on tegemist, ma aasta arvu ja täis põlgu, ma arvan, mingi alla 1970, sinna kanti. K750. Siin on nii kaltsud peale pannud, et tolmu sisse ei läheks, et kuna lihtsalt annas kaanete võtsid täna kohale. Mootor on lahti võetud nagu Jürgengi, et asjad tuleb üle vaadata, et seal lumehanges ei viitsiri kohe käsi õliseks teha. Siis saigi ette ka aretatud Suzuki mingisuguse 7,5-se Gixxeri esiark. Kui ma ei eksi, siis see on mingisuguse teise paigilise esiratas, mis sai õnneks ka 19 oli, see leidsime, teisse reist oleks väga väike olnud ees. Taha aretasin enda vana ratta küljest võetud Valkyrie 6 bokseri esipiduri ketta, paneme taha külge, et trummelpidurit võtame maa. Et natukenegi säästa seda kiirlaskumist, mis vahepeal tulla võib. Enne ratast teades, et sõidad ära koha pealt, pidurid on, testid, jõuavad 100 meetrit eemale, proovid uuesti pidureid, enam mida ei ole pidureid. Aga see on siis see, mis läheb sinna kõrvale külge või? Sellega ei ole plaanis suht midagi enam tehagi, nii sellise olukorras nagu ta on. Risu täis, viskame seest tühjaks. Paneme ikkagi teise ratta alla koos uue laagriga. Ja niimoodi külge läheb. Ei hakka siin midagi ilustama ega värvima ega midagi tegema, et pole eriti vajadust peast ratas veerib. Mis see rehvi valikuga lähed? Ma ei mäleta siin mudel, aga tuleb korkrehvid ja ma praegu panen kaubika naelad sisse. Tekkis siuke mõte, et liimiga kaubika naelad. Head liimimist. Jah. See mootor ju tegelikult on üldse 6-voldine originaalis. Jaa, see nüüd üldse mainimata, et ümberehituse mõttes on pandud 2-voldine kenekas peale. Silindrid on läbi puuritud ühtlasamaks, sest veneaegne ei olnud väga ühtlane see läbi puurimine neil ja tänapäevased Almoti kolvid sisse pandud, vist olid Sigulis kolvirõngad ja ära on kaotatud alt viimane rõngas, mis on tegelikult suht mõttetu oli seal, et õlitus peaks parem olema kolvil praegu. Siia paneme siis bussipaanega väikeks.
et sellepärast see asi siin oli, et ei olnud tagavarvõtmete jaoks, see oli bussiplaani jaoks pandud neile ratastel siia, et saad vaadata, millal järgmine buss läheb, kui ära laguneb. Mis siis veel? No nüüd ongi kontaktivaba süüde tuleb peale panna, selle ehk saab pühapäeval peale, et siis saab ka minna reaalselt võib-olla esmaspäeval, teisipäeval juba esimese katsetele, sest teised on siin juba kadedaks, teevad videosid ja testivad rattaid. Et arvatavasti väga palju, kuigi ta on käima löön erinevad mõnest on starterid peal, see on ikkagi veel maisne ärata vändaga läheb käima. Mina olen selles osas ka kõigi vastu solidaarne, et ma panen ka vändast, et starter on mul lihtsalt ballastik seal. Vaatame seda korda, kui sa 10 korda ära tabunud oled ja higiseks muutud. Aga no alati on see, et sõbrad on olemas, saavad käima lükata, et see annab sooja. Mis sa selga paned, mis sa kaasa võtad? Plaan on ikkagi saani Orsse peale mõelda. Alusriietus kindlasti proovime see Merino Villa selle alla panna endale ja siis selle peale tuleb ka soojendusvest koos tegelikult pükstega, sokid, kindel on soojendusega. Ma ei ole kindel, kas ma panen gripid ka soojendusega või tuleb lihtsalt tuulekatted peale. Veel olen kahe vahel. Eelarv paneb piirangud. Seda küll. Ma ka alguses ei plaaninud panna neid soojenduse grippe, aga siis mõtlesin, et ikkagi kurat, las parem igaks üks olla. No näed, et ma veel mõtlen, et plaanis on igatahes ennast soojas hoida, et ma tean meie üks sõprade punt, kes sinna läheb. Hullude punt üks kavatseb endale igatahes soojusgeneraatori diisli pealt panna endale korvi, kus ta peab voolikud endale kombinatsiooni, eks see tuleb mõnagi hiljem jutuks uuesti, aga ma nii kaugele ei läheks. Ega me ei hakka suu aega rohkem raiskama, et soovime sulle palju edu, et Sikkel saaks töökindel ja hea, et nagu ma ise eelnevalt ütlesin ka, et saaks ikkagi sõita ja mõnu tunda, et ei peaks seal kuskil tee ääres köögitama või siis sõitu poolenisti autos tegema. Päris sellele tasemele ka tõenäoliselt ei lähe, nagu Top Gear läheb, et kui on katki, siis jäetakse maha. Et proovime ikkagi korda saada, kui kannatab teha, siis teeme korda, siis sõidame edasi ja aga hoiame ikkagi punti koos, ma arvan. No kas natuke pabistad ka või? No, vaadates Martini Siklit, no väga hull ei ole, aga tal ikka tööd seal on palju. Ja veits murelikus teeb ka see rohkem ümberehituste arv. Aga no mine sa tea, ehk läheb ikka kõik paremaks. Ei, üldiselt ei pabista. Kõik saab tehtud.